Erki moeshow toimub täna juba 36. korda, kuid kannab endas iga kord uusi tuuli ja värskeid ideid. Meil on osalemas 9 noort moekunstnikku, kes toovad siis lavale enda kollektsioonid 2 vaatuses. Kuidas täna tundub? Kas siin võiks olla neid inimesi, kes väga kaugele jõuavad? Kindlasti. Ma arvan, et meil on väga palju talendikaid disainereid, kes juba oma inimesed näevad, et siit tuleb neil väga kõrge hüppelaud ja ma usun, et jäävad nii paljudelegi väga märgatavad silma. Erki moeshow eesmärk on tuua moemaastikule värsket ja ainulaadset loomingut. Selles võite kohe veenduda, sest esitleme Kristina Oja kollektsiooni Teine ja Mairo Seire kollektsiooni Mälo. See lugu on inspireeritud ühest väikesest poisist, kes unustas ennast ühel päeval pööningule ja kehastus tuhkatrinuks. No aga täpsemalt, mis seal on siis? Kõrged soengud, ma ei tea, kristallkingake? Ütleme nii, et selles kollektsioonis näeb kõike, mida pööningult näha võib, mida pööningult leida võib. Ehk siis kollektsioon on loodud esemetest, mida ma leian pööningult ja millest ma siis kehastusin tuhkatrinuks. Või mida peaks tegema, et oma kollektsiooniga silma jääda? Ma arvangi, et peab ikkagi ette mõtlema, et mis eristuks, et seastama ka ei tee tavalist catwalki, et ma tahan teha väikese etenduse, et siis ongi, et mis eristab siin teistest disaineritest. Mina kavatsen sellega üllatada, et ma kasutan oma kollektsioonis jääke, et kõik lõngajupid, mu kunagised kudumisproovid, ma olen loonud 9 kangaks. See on valminud märgviltimise tehnikas, et see on võib-olla selline tehnika, millest paljud ei ole kuulnud, või siis kujutavad just seda märgviltimise tehnikat ette, et nagu need paksud saunamütsid, aga ma üritasin just luua midagi, mida inimesed saaksid ka niisama kanda. No kas see võiks olla midagi sellist, mis lendleb ja on õhuline? Ilmselt vist mitte. Tegelikult on küll, kuna mul on kuduminäidised, need on sellised õhulisemad, aga samas kuna ma vanutan seal villa, merino villa, siis see on selline jõuline ning pehmed. See on 2 maailma segu on kokku pandud. Kohe on võimalik lähemalt vaadata ka Kristina Oja just lavalt alla jõudnud moekollektsiooni Pikka kleiti. Kuidas see seljas teile tundub? See on väga mugav seljas ja see on hästi ümber, mis annab niisuguse turvalise tunde, et on miski keha ümber. Kas teie soetaksite endale selle imelise kleidi? Kindlasti ja ma väga soovitan seda. See on tõesti mugav ja see hoiab sooja ka. Ja nüüd siis küsimus, mida ilmselt pisikesed tüdrukud tahaksid küsida, et kui otse Milanosse ja Pariisi moelavale ei pääse, siis kuidas pääseb siia moeshowle? Erki moeshow korraldab castinguid iga aasta ja need on suurtes keskustes, kuigi mina nendel ei ole isiklikult käinud, sest et mina saan läbi agentuuri, aga siis kindlasti inimestel, kes ei ole agentuuris, neile antakse ka võimalus läbi castingute.